Aitäh ja tere ka minu poolt. Ma hea meelega ei hoiaks seda mikrofoni niimoodi, aga selgub, et need, kes on meist kaugemal, muidu ei kuule, kui ma seda mikrofoni ei hoia. Nii et ma olen sunnitud kahe käega tegutsema, ühe käega mikrofoniga ja teise käega siis katsuma oma slaid edasi lapata. Aitäh sissejuhatuse eest. Ja energiatrilemma endiselt eksisteerib. See on nii meie teekaardis sees kui loodetavasti Eesti Energias iga mehe peas ja iga hetk selle peale mõeldakse. Mis puudutab härra Vare sissejuhatust, siis see teekaart oma olemuse poolest on tähelepanuväärne just nimelt selle mõttes, et initsiatiiv tuli energiaga seotud ettevõtjate poolt nii nendest, kes on Rohetiigriga otse seotud, kui ka nendest, kes on Rohetiigri sõbrad ja partnerid. Ehk siis see määrib värkimist sel lihtsal põhjusel, et kui riiklikud arengukavad tihtipeale on koostatud ministeeriumi initsiatiivil või ülevalt poolt allapoole, siis antud juhul tuli initsiatiiv altpoolt ülespoole. Ja me hakkasime seda teekaarti tegema umbes aasta aega tagasi, eelmise aasta märtsiks oli formuleeritud meeskond, idee tekkis eelmise aasta veebruaris. Sellest ajast on hulka vett merre voolanud, on toimunud palju sündmusi ja teekaardi valmimise hetkest, mis oli siis eelmise aasta 1. detsember, on möödunud kõigest 3 kuud, aga selle 3 kuu sisse mahub nii palju asju, et ükski väide ja ükski ajaplaan, mida ma nüüd täna rääkima hakkan, ei vasta enam tõele. Aga seda me teadsime ette, see ei ole üllatus, me ainult ei teadnud seda, et see nii kiiresti juhtub. Juba teekaarti koostades, kui me võtsime andmed, mis olid juunis, siis need andmed ei vastanud enam augustis. Me proovisime olla täpsed, me proovisime olla viimase hetke andmete põhised kogu aeg, et me ei võtnud 2019 Statistikaameti andmeid, me võtsime osalevate ettevõtete andmed viimase hetkega, ehk siis me teadsime ehitushindasid see hetk, mis oli eelmine aasta august või september, me teadsime investeeringu vajadusi ja investeeringu summasid, mis on siis taastuvenergia projektidesse nende konkreetsete ettevõtete infopangast, kes sellega igapäevaselt tegeleb. Me ei kasutanud informatsiooni paljudest, härra Vare telefon, aga see oli õige, lülitage telefonid välja vähemalt hääletu peale, demonstreeris härra Vare, et kuidas seda tuleb teha. Aga tagasi tulles teekaardi juurde, et me kasutasime tõepoolest eelmise aasta jooksul kättesaadavat informatsiooni ja uuendasime seda igal hetkel. Ja meil oli see õnn, et eelmisel aastal valmisid ka mitmed tähelepanuväärsed dokumendid, kaasa arvatud siis kliimaraport, kaasa arvatud IEA Net Zero 2050 ja siis meie teekaardid koostamise jooksul veel Fit to 55, esimesed käsulauad olid tõepoolest olemas. Ja kuna meil Euroopa Liidu poolt andis oma tuge praeguseks hästi hõivatud inimene Maive Rute, siis meil oli informatsioon teinekord ka natukene enne käes, kui ta päriselt dokumentidesse jõudis ja suunad olid õiged. Me saime arvestada päris paljude asjadega. Ja saime arvestada päris paljude asjadega, mul on selle üle hea meel. Aga nagu iga sihuke asi, see hetk, kui ta valmis saab, ta hakkab kohe vananema. Teekaardi hea omadus on see, et ta on dünaamiline. Need uuenenud asjaolud saab sinna kergesti sisse võtta ja vastavalt sellele siis järeldusi korrigeerida. Kõige rohkem ütlen kohe ette, et kui te siin näete mõningaid aastaarve, siis ma neil meelega ei peatu selle pärast, et need aastaarvud on ilmselt vanad ja neid tuleb teha kiiremini. Ma vaatasin selle teekaardi nädalavahetusel tänase päeva pilguga algusest lõpuni läbi, nii esitluse kui teekaardi jutu. Ja ma leidsin, et kõik asjad on õiged, ainult need tuleb teha kiiremini. Et olulisi suundasid, mis me paika panime, valesti oleks olnud. Mainin ära paar inimest, kellele eriline tänu teekaardis osalemise eest. Elektrivaldkonda aitas mul koostada ja mitte aitas koostada, koostas, mina aitasin teda. Einari Kisel, keda te ilmselt kõik väga hästi teate, soojuse valdkonna eest sõber härra Andres Veske, ta sai palka ka, mitte ainult ei olnud sõber. See puudutab ka teisi, kes olid teekaardiga seotud. Analüütikat tegi Olavi Grünwald, kes on teinud suur osa analüütikast ka paljudele analoogsetele riigi poolt tellitud projektidele ja SEI-projektidele. Kütuste koha pealt Kalvi Nõu töötab praegu Alexelas, ka siin majas hästi tuntud inimene. Taastuvenergia koha pealt aitas väga palju kaasa Rene Tammist ja meiega olid seotud ettevõtetest kõige rohkem Utilitas, Alexela, Westman Energia, samuti tegi meile koostööd Eesti Pank ja täiesti pro bono isikute tasemel
KPMG inimesed, aga mitte organisatsioonina. Kokku oli kogu teekaardi koostamise juures hõivatud circa 40 inimest, keda paratamatult ükskõik, kes Eestis midagi energiaga seotult tellib, palkaksid täpselt samamoodi. Aga minul oli privileeg palgata kõige paremad, nii et loodetavasti sai ka hää kokku. Esmalt leppisime kokku selles, milles me oleme siiamaani veendunud, et millest me peame kinni hoidma, et tuleb loobuda inimkesksest majanduse ja energiamajanduse käsitlemisest ja minna looduskeskkonna põhiliseks. Looduskeskkond esimene ja majandus peab olema tasakaalustavaks vahendiks inimese ja keskkonna suhete korraldamisel. Ja see on sõnades ilus põhimõte ja seda oli võib-olla natukene kergem öelda enne viimaseid sündmusi, enne siis 24. veebruari. Praegu on mõningaid arvamusi, mis arvavad, et eelkõige peaks olema inimene, majandus ja looduskeskkond jälle kuskil kaugemal. Teekaardi koostajad ja meie Rohetiigri seltskond nii ei arva. Me arvame, et täpselt sama lähenemist tuleb ka praegu kasutada, ainult et kiiremini. Aluspõhimõtetes sai kokku lepitud niimoodi, et me peame leidma võimalikult hea tasakaalu nende kolme nurga vahel, aga natukene interpretatsioon ehk on teistmoodi kui traditsiooniline. Minimaalne loodusmõju, seda sellisel moel, et keskkonnaseisund igal ajahetkel pärast meid, Eesti keskkonnaseisund, oleks parem või vähemalt sama kui praegu. See oli meie mõistes minimaalne loodusmõju teekaardi mõistes lahti mõistestatud. Kõrgem lisandväärtus, et taastuvenergia tegevused ja tegevused, mis teekaardis on käsitletud, võimaldaksid säilitada majanduslikult elamisväärset ja elukvaliteedile vastu võetavat keskkonda. Varustuskindlus, teekaardi mõistes me ei käsitlenud energiajulgeolekut. Ma ütlen kohe, me käsitlesime seda, et tehniliselt oleks elekter pistikus ja soojus toas. Et siin energeetilist julgeolekut me ei käsitlenud. Ja mõistlik hind teekaardi mõistes tähendab väga lihtsalt väga ühte asja, et hind oleks selline, millega tarbija veel on nõus ostma, mitte et talle see meeldiks, tarbijale kunagi ei meeldi hind, mis ta maksab. Aga et oleks veel selle hinnaga nõus ostma ja et ettevõtjal ja tootjal oleks selle hinnaga veel võimalik toota. Et saada see punkt võimalikult lähedaseks ja sinna vahele võib-olla tühja ruumi ahnuse jaoks mitte liiga palju jätta. See ei tähenda, et see tingimata kõigile ettevõtjatele meeldis, kaasa arvatud meie seltskonnas. Suunised eeldused, et oluline sellel peatuda, et oma toodangutega taastuvatest allikatest on kaetud siseriiklik soojuse ja jahutuse tarbimine täies mahus ja on kaetud vähemalt siseriiklik elektrienergia baastarbimine. Ja rõhutan taastuvatest allikatest, et vältida seda küsimust, et miks te tuumaenergiat ei kajastanud. Tuumaenergia oli meil, kuna tuumaenergia ei ole taastuvenergia, siis ta meie selles kaardi põhimõtetes ei olnud. Me leppisime alguses kokku, milleski sa pead lähtuma, kui sa midagi tegema hakkad. Ja kütuste tarbimiste kohalt jõudsime sellise seisukohani, et tarbimine peaks olema jagatud siis teekaardi lõpus ja teekaardi perioodi jooksul siseriiklikult toodetud elektri ja biogaasi ja sisseveetavate kütuste vahel. Suutsime kogu koostamise perioodi jooksul nendest eeldustest kinni pidada. Ei olnud lihtne. Energia tarbimine selle perioodi jooksul Eestis kindlasti väheneb. Teil ei ole see kindlasti üllatus, et see on ka ainukene loogiline tee, kuhu poole maailm võib minna. Aga ma räägin energia tarbimisest, mitte elektri tarbimisest. Ja sellele seltskonnale siin pole vaja seda toonitada, aga mõnikord tuleb auditooriumile seda meelde tuletada. Et baasenergia üldhulga vähenemine selle perioodi jooksul ei tähenda mitte seda, et elektrienergia tarbimine väheneb. Sama perioodi jooksul teekaardil poleks üldse keskkonna suhtes mõtet, kui sama perioodi jooksul keskkonnamõju ei väheneks oluliselt kiiremini. Ja keskkonnamõju me vaatasime kahes lõikes peaasjalikult ikkagi praeguseks harjumuspärases süsinikdioksiidi ekvivalendi, millest saab raha või millest peab raha maksma selles mõistes ja siis vaatasime nii palju, kui oli võimalik elutsükli põhises süsiniku jalajälje mõistes. Mõne valdkonna koha pealt oli paremini see info kätte saada, mõne valdkonna koha pealt on see suhteliselt hektiline siiamaani. Esimeses ideaalvariandis me jõudsime selleni, et aastal 2040 olime sinise graafikuga nullis. Peaasjalikult tingituna transpordi valdkonnast
Me ühele meelele selles nii ei jäänud, et nulli on võimalik viies aastaks 2040 ja nii me olemegi aastal 2040 teekaardi perspektiivi järgi kuskil 600 000 tonni CO2 ekvivalendi juures. Kas seda on palju või vähe, sõltuvalt mis taustsüsteemis vaadata ja millega võrrelda. Aga teekaart lihtsalt räägib sellisest stsenaariumist. Energiakasutuse vähenemine on võimalik tänu transformatsioonile ja transformatsioon toimub peaasjalikult tingituna sellest, et elekter võtab üle soojuse transpordi valdkonnas. Taas aabitsatõed, midagi üllatavat siin teil ei ole. Kas see toimub natukene kiiremini või natukene aeglasemalt, ei oma nii suurt tähtsust, aga suund on sinnapoole ja suund on sinnapoole sellistes perspektiivides. Ja siin me räägime siis traditsiooniliselt või klassikaliselt mõeldavast elektrist ja selguse mõttes me tõime välja siin selle elektrikoguse, mis praegu kasutatakse vedelkütustena või mis iganes muu kütusena transpordis ja mis siis selle perioodi jooksul transformeerub elektriks. Soojus täpselt samamoodi. Millised muutuseid teekaart lõpuks ette nägi? Kõige pikemini vaieldav valdkond, kuigi tundub kõige triviaalsem ja kõige lihtsam valdkond, mille kohta on ka palju informatsiooni kätte saada, on transpordi kasutus. Meie numbrid põhinevad ja arvestused põhinevad nüüd sellistel tulemustel, et aastal 2031 on elektrisõiduautode osakaal 12% ja ma mõtlen mitte siis müüdavatest autodest, vaid kogu sellest transpordipargist, mis parasjagu teedel sõidab. Eile sai seda teemat lahatud Urmas Vainoga, väga pikalt sai seda teemat lahutatud Eesti automüüjate ja autoteenindusettevõtete liiduga. Meie suhtumised sellesse, kui kiiresti võiksid need muutused toimuda, on Eestis kardinaalselt erinevad. Me oleme diisliusku rahvas, siiamaani oleme ka bensiiniusku rahvas ja me olime seda usku palju rohkem, kaasa arvatud mina, ehk 6 aega tagasi. Need transformatsioonid kindlasti toimuvad, transformatsioonide toimumise kiirus võib olla erinev ja praegusel hetkel ma arvan, et see kaubikute protsent 4 ja 20 saab olema oluliselt suurem. Ja ma ka loodan, et saab olema suurem, sest sellel on hea mõju. Käitumisharjuste muutumisel on oluline mõju kogu sellele, mis transpordisektoris muutub. Võib-olla olulisem kui millelgi muul. Transpordisektorit saab iga inimene vist mõjutada, aga kuna iga inimene saab, see ei tähenda, et iga inimene tahab. Ja suhteliselt inertse käitumisega, nagu me siin Eestis oleme, need muutused ilma selleta, et just jalaga tagumikku ei lüüa, eriti kiiresti toimumus ei ole. Autopargi väljavahetamise kiirus on selline, nagu ta on. Ühtepidi iga aasta sa ei pea vahetama, iga 2 aasta tagant ka ei pea, kindlasti ressursi kasutuse seisukoha pealt see ei ole hea mõte. Aga paratamatult, isegi siis, kui sa ei taha, iga uus auto, milles ostad, tõenäoliselt tarbib vähem kütust ja need on siin kõik arvesse võetud. On võetud arvesse ka Rail Balticu valmimine, algul oli see aastaks 2028 planeeritud, nüüd on ta aastal 2031. Ja lõpptulemusena jõudsime selleni, et CO2 emissioon transpordisektoris 2040 on meil ikkagi 0,4 miljonit tonni. Tarbitavad kütused primaarenergia järgi loomulikult peab vähenema. Siin küsimustki ei ole, muidu see transformatsioonil pole mõtet. Aga kütuse kasutuse palett ka tulevikus on kirju ja aastal 2040 on meie teedel siiski veel teatud koguses transporti, mis sõidavad traditsioonilistel kütustel. Ma olen siin nõus sellega, et tehniliselt on võimalik see osa, mis siin on, asendada selle osaga, mis siin üleval on. Seda siis läbi e-kütuste tootmise Eestis. Kas see nii läheb või mitte? Kui läheb, on hästi, aga teekaardi stsenaarium praegu seda suures mahus ei kirjeldab niimoodi, et e-kütused sellises koguses tuuakse siiski Eestisse sisse, Eestis sellist tootmist ei ole. Siin on üks tabel, millest ma juhin tähelepanu ainult paarile reale. Summaarne läbisõit maanteedel kokku. Nii palju, kui ka ei tahaks ja ei usuks, arvestades eestlaste käitumist ja eestlaste harjumust ja ka seda, et me oleme harjunud paremini ja paremini elama, me ei hakka oluliselt vähem sõitma väga kiiresti. Kui hakkame, on see tore, aga realistlikult võetava ja numbritesse pandavad stsenaariumitega konsensuseni me selles suhtes ei jõudnud, et me oluliselt oma käitumist parendame. Küll aga rõõmsalt
väheneb kütuste tarbimine kokku energiaühikute kohta. Ja seda siis ikkagi sõidukipargi transformatsiooni tõttu palju rohkem kui meie käitumisharjumuste muutuse tõttu. Ja rõõmustav tendents on siin ikkagi siinpool, mis võimaldab transpordisektori summaarset keskkonnamõju selle perioodi jooksul oluliselt vähendada. Arvan, et see stsenaarium on liiga pessimistlik ja loodan, et on liiga pessimistlik. Kuid ma olen pigem saanud vastupidiseid tagasisideid kogu aeg, et olete liiga optimistlikud ja kogu selle oma energiateekaardiga liiga optimistlikud. On ainult üks organisatsioon, kes on öelnud, et me oleme liiga pessimistlikud. Ja selle esindaja istub seal, on Utilitas. Utilitas ütles, et teie kaart on iseenesest õige, aga ajaliselt saaks kõike teha palju kiiremini ja palju paremini. Ja siukene kriitika mulle meeldib, sest see on täiesti progressiivne kriitika. Ja seda oli väga üllatav kuulda just siukse suure ettevõtte poolt, kes võiks ju olla ka natukene inertsem ja raskesti mõeldav. Ma saan aru seda, et kui ma teen keskkonnaorganisatsioonidel sama ettekannet, siis küsitakse iseenesest mõistetavalt, et miks ambitsiooni nii vähe on. Aga kui see tuleb raske majandusettevõtte, sest soojamajandus on ikkagi raske majandusettevõtte poolt, siis on minu kõrvad ainult liiguvad, kui ma siukest kriitikat kuulen. Nii, ma annan nüüd sõna natukeseks härra Andres Veskele, kes räägib soojuse osa 10 minuti jooksul ja siis mina räägin elektri osa ja ajalised perspektiivid. Ja aitäh, Jaanus, ja tervist ka minu poolt, et tõepoolest on uhke ja olla ja au oli siis selles töös osaleda. Et ma mõtlen seda, et energeetikud on ikka targad inimesed, et seda muidugi võib ka siin majas öelda, et see energiatrilemma, millest Hando Sutter rääkis ja mida Jaanus näitas, et see tegelikult tänapäeval sobib ka teistesse majandusvaldkondadesse päris hästi. Et energeetikud on välja mõelnud sellise universaalse trilemma, et võtame kas või, ma ei tea, puidusektori, võtame toidusektori näiteks, et iseenesest väga hea ja universaalne trilemma. Ja miks me räägime ka sellest, et neid asju, mis me oleme teekaardis ette näinud, peaks tegema kiiremini, et loomulikult on see sama energiajulgeoleku teema ja ma lihtsalt nagu tuletan meelde, et me ei räägi täna ju tegelikult ainult kütustest, aga Venemaaga oleme me seotud siin ka teist moodi. Et meie vanad plokid töötavad Vene varuosadel ja rääkimata juba sellest, et Balti soojuselektrijaama jahutus näiteks on ju täna venelaste käes. Aga siiamaani on tegelikult soojussektoril selles mõttes päris hästi läinud, et soojussektor on olnud see vedur, tänu millele on Eesti üleüldse oma kas siis ambitsioonikad või vähem ambitsioonikad taastuvenergia eesmärgid saanud täita. Aga ma arvan, et see ei peaks tulevikus niiviisi olema. Et loomulikult peab soojusmajandus edasi arenema ja seal on vaja kõvasti tööd teha, aga selleks veduriks peaks saama tegelikult võib-olla elektroenergeetika pool üleüldse. Ja elektrist rääkides siis nii naljakas, kui see ka ei ole, on tegelikult rohepööre soojusmajanduses eelkõige just tingitud rohepöördest elektrimajanduses, sellepärast, et ma pärast näitan ka graafikult, soojusmajandus elektrifitseerub päris jõudsalt. Ja elektrifitseerub ta siis soojuspumpade näol ja ma ei räägi siin lokaalsetest soojuspumpadest nii väga, aga tegelikult ka suurtest tööstuslikest soojuspumpadest, mida hakatakse jõudsalt kaugküttesüsteemides kasutama, mida täna juba kasutatakse mõnel pool, aga näiteks Tallinnas veel suhteliselt tagasihoidlikult, aga Utilitasel on plaanid kasutama hakata ka merevett, on võimalik kasutada reovett, on võimalik kasutada datatsentrites tulenevat soojust ja nii edasi. See ongi tegelikult kaugkütte üks põhilisi ülesandeid leida just nimelt seda sama heitsoojust, mida saaks võrgus kasutada. Ja te panite tähele, et kui Jaanus näitas graafikut, et tänane energiatarbimine 32 teravatt-tundi circa Eestis 2040. aastaks on sellest järgi ainult 24 teravatt-tundi, siis kõige suurem osakaal, miks ta väheneb, on just nimelt soojusel. Ja miks soojus väheneb, on just nimelt see, et uued hooned, mis peale tulevad,
ehitatakse uutele nõuetele vastavaks. Ehk siis kõik uued hooned peaksid olema kas siis A-klassi hooned, praegu ka B-klassi hooned või siis nõnda nimetatud nearly zero buildings, mis tähendab seda, et nad peaksid ka ise energiat siis tootma. Et meil on hoonete rekonstrueerimisele päris suur rõhk teekaartis pandud ja kui, ma ei tea, Jaanus pärast näitab ka investeeringuid, võib-olla ei näita, aga lihtsalt ette rutates, et investeeringud hoonetesse on väga-väga suured. Üle 10 miljardi on see vajadus, mida meil on järgmise 20 aasta jooksul vaja oma hoonetesse panna. Ja millest me veel lähtusime? Me lähtusime sellest, et puidu põletamine on praegusel juhul okei. Tulevikus on ta järjest keerulisem. Nagu te näete, et kui Vene puidu osakaal praegu ära kukub või ka see osakaal, mis Valgevenest on siiamaani Eestisse tulnud, on meil nagu tegelikult häda käes. Aga teekaart näeb seda ka ette, et puidu kogused, mis praegu on Eestis energiasse on circa 6 miljonit tihumeetrit, et need vähenevad 2040. aastaks rohkem kui poole võrra, et jääb kuskil 2,7 miljonit tihumeetrit sellest alles. Ja soojus, üldse energeetika tegelikult on selline valdkond, kus on tegelikult võimalik täielikult loobuda fossiilsetest kütustest. Et seda ei ole võimalik, me vaatasime võib-olla igal pool teha, et mingid diiselautod meil siia jäävad, aga ütleme elektroenergeetika, elektri tootmisel ja soojuse tootmisel on tegelikult võimalik seda teha täielikult 100% taastuvatest energiaallikatest. Ja loomulikult selle perioodi jooksul on juba riiklikult kokku lepitud, et lõpeb ära meil põlevkiviõli tootmine ja tulenevalt sellest ka uttegaasi kasutamine siis soojuses. Mõnedes Eesti linnades seda tehakse, et näiteks Jõhvi, Kohtla-Järve natukene kiviõlis kasutatakse ja uttegaasi siis, mis on põlevkiviõli tootmise jääkprodukt või kõrvalsaadus. Ja tulevad muidugi massiivselt rohkem kasutusele ka jahutuslahendused, kaugjahutuslahendused ja soojussalvestid. Et täna soojussalvesteid praktiliselt ei ole, et on väike soojussalvesti kasutuses Kuressaare soojusvõrgus, aga on tegemisel Tallinnas 2 soojussalvestit, mis üks tuleb siis Väosse, üks tuleb Mustamäele, kokku umbes 30 000 kuupmeetrit ja samasuguses mahus tuleb salvesteid ka Pärnusse ja Tartusse. Aga ka kaugjahutusest, kui rääkida, siis täna kaugjahutust kasutatakse samamoodi Tartus, Pärnus, natukene ka Tallinnas. Esimene võrk on avatud Fale pargis, kes tahab, võib minna vaatama. Aga see on praegu pisikene võimsusega 2,5 megavatti. Et tulevad ka suuremad lahendused Tallinnasse. Tallinna kesklinn saab kaugjahutusvõrguga kaetud ja see jahutusvõimsus siin Tallinna peale kokku on perspektiivis ikkagi me räägime umbes 100 megavatist. Ja siin on see graafik, mismoodi soojuse vähenemine või soojusenergia tarbimine siis väheneb. Et ma enamus asju rääkisin ära, et siin on nad graafiku peal paremini kirjas. Mida võib-olla veel mainida on see, et kasutegurid, mida kasutatakse või mis on siis suurtel soojuspumpadel, nende kasutegurid algavad põhimõtteliselt seal, kus lokaalsete soojuspumpade kasutegurid lõpevad. Ehk siis see vahe on nii suur. Sellepärast on nad ülimalt efektiivsed ja neid on igati mõistlik kaugküttesüsteemides kasutada. Paar sõna ka maagaasist, et maagaas soojuses kaob täielikult ära ja seda on võimalik kasutada või seal on võimalik kasutada siis selle asemel tipu ja sellised reservi katmiseks mingid gaasilised kütused ilmselt jäävad ja seal on võimalik kasutada siis kas siis biogaasi või biometaani. Ja biometaani tootmis potentsiaal on Eestis tegelikult päris kõrge
Me räägime siin kuskil 1,2–1,3 teravatt-tunnist aastas, mis on päris märkimisväärne. Tuumaenergiast oli põgusalt juttu, et miks me seda siin kasutanud ei ole, aga meie teekaardis on veel tegelikult mõningaid selliseid võimalusi, mida me ei ole käsitlenud. Et näiteks ma vaatan siin Alvar Soesoo otsa ja tean, et tema on pikalt tegelenud geotermaalenergiaga näiteks ja seda pole ka siin käsitletud, aga vajaks Eestis tegelikult uurimist. Aga ma siinkohal hea meelega lõpetaksin ja kui on küsimusi, võib pärast minu käest küsida. Aitäh, Andres! Ja ma siitkohalt jätkan edasi, et need maagaasi koha pealt, siin Andres ütles õieti, et me nägime ette mitte tingituna sellest, et me eeldasime, et situatsioon läheb kriitiliseks, aga maagaasi kasutamist lihtsalt fossiilse kütusena soojuse tootmisel ei ole tarvis ja temast loobumine soojuses on ka võimalik kiiremini, kui siin graafikul toodud on. Et see ei ole nii primaarse tähtsusega. Ja mis puudutab biogaasi, siis biogaasi tootmise suurendamist me nägime ette sellises perspektiivis, et maksimum võiks saabuda aastaks 2031-2032 biogaasi jaamade lisandumise tõttu. Aga nüüd, arvestades praegust kriisiolukorda, peaks seda tegema ilmselt kiiremini. See 1,2 teravatt-tundi on nii-öelda madalalt rippuvad õunad, ehk siis see, mida on võimalik toota põllumajanduslikust lägast, silojäätmetest, toiduainete tööstuse jäätmetest, et siin ei käsitleta seda, et ekstra selle jaoks kasvatab keegi põhku näiteks või ekstra selle jaoks toodetakse midagi. Ehk siis kõige lihtsamini töödeldav ja kättesaadav tooraine biogaasi tootmiseks. Ja see 1,2 on umbes natuke üle 5 korra rohkem, kui täna toodetakse. Ja see tähendab täiendavalt mingi 25-27 biogaasi jaamas analoogse võimsusega üle terve Eesti, mis on lihtsalt teostatav ja hajaenergia tootmise koha pealt hästi vastuvõetav. Täienduseks sellele. Elektri tootmise puhul taaskord, et oma toodangudega taastuvatest allikatest on kaetud siseriiklik elektrienergia baastarbimine. Ja taastuvenergia tegelik toodang ületab praeguse perspektiivi meie põhitsenaariumi järgi aastaks 2031 siseriikliku vajaduse. Ma ütlen nüüdse päeva seisuga, et seda tuleb teha kiiremini. Et need paar järgmist slaidi, mis ma näitan, on nüüd sellised, mis põhinevad meie arusaamisel rahulikult rakendatava taastuvenergia plaani põhjal eelmise aasta novembri-detsembri seisuga. TalTech aitas meid kogu perioodi jooksul kaasa. Suur tänu siin juures Anna Volkovale ja Reeli Kuhi-Tautfeldile. Kasutasime EnergiPro projektsiooni ja modelleerimise meetodit, siis siin on näidatud 2040. aasta alguse tarbimise ja tootmise vahe sellisel moel, mis on meie baastsenaarium. Miks ma räägin sellest ainult 2 sõna ja ma räägin sellepärast, et ükski modelleerimine tuleviku põhjal ei anna õiget vastust. Kõik matemaatilised modelid on täiesti valed. Et teadlased ei ole sellega kunagi nõus, aga inimene lihtsalt selle perioodi jooksul käitub hoopis teistmoodi ja seda on jube keerukas mudelile selgeks teha. Ja kõik need graafikud näevad kuidagi teistmoodi välja. Aga igal juhul meie baastsenaariumi puhul on olemas mingisugune valge osa, mis on tarbimise ja hetkel saadaoleva Eestis toodetud elektri vahel ja selles osas siis tuleb kaubelda, tuleb miskit sisse osta, kas see kogus on suur või mitte ja kas me peame kõik need valged augud ise olema suutelised täita, see on tegelikult selline poliitilise otsuse küsimus. Ja lõpuks ta jõuab poliitiliseks otsuseks, sest majanduslikult mõistlik ei ole ühtki jaama panna, mis ainult neid auke täidaks. Või siis ta on majanduslikult mõistlik sel juhul, kui on riigilt need tingimused välja kaubeldud. Selle baastsenaariumi puhul oli meil niimoodi, et põhierinevus oli see, et meretuuleparke oli vähem pandud kui siis ambitsioonika stsenaariumi puhul. Ja meretuuleparkide installeeritud võimsus baastsenaariumi puhul on 1000 megavatti. Ehk siis 1000 megavatti on jämedalt 1,5 meretuuleparki nendest, mis praegu planeeritud. No ütleme suurusjärgus 1,5. Et vaatamata sellele, kui suuri taotlus on esitatud parkide peale, siis reaalselt eks nad hakkavad seal 700-800 000 kandis olema. Selle baastsenaariumi puhul neid valgeid kohti
oli 4-5% ulatuses kogu Eesti sisemaisest tarbimisest. See tähendab 4-5% ulatuses kogu tarbimisest tuli siis osta sisse, aga meil jäi ka muidugi aastas üle, nii et me müüsime kogu aeg välja aastases lõikes rohkem, kui me sisse ostsime. Aga ainult selle 4-5% ehk siis see on kuskil 600-700 gigavatt-tunni jaoks aastas ei ole tõenäoline, et turu vastu keegi jaama ehitaks. Me lõpetasime selle teekaardi selle stsenaariumiga kui baasstsenaariumiga ja kirjutasime sisse teise ehk siis eksporditsenaariumi, mis on ambitsioonikam stsenaarium ja kus põhiline erinevus on see, et meretuuleparke on rohkem. Meretuuleparke on siin 2500 megavatti, mitte midagi palju. Ütleme 2,5 või 3 parki, näiteks 2 tükki Liivi lahel ja 1 Saaremaa taga, iga üks siuke 700-800 megavattine. Täiesti teostatav ja teostatav tegelikult 10-aastases perspektiivis. Siin jäi meil aastases tarbimises puudu kuskil 1% kuni 1,5% ainult. Ehk siis neid valgeid osasid jäi ainult 1% või 1,5%. Seda on väga vähe. Ja selle graafikuga võib julgelt elada, kui ettevõtjad on nii julged, et nad arvavad, et see aeg, kui seda energiat vaja ei ole, suudetakse see igal juhul hakkama panna selliste hindadega, et keegi seda osta tahab. Ja see on okei, et see ei ole riigi risk enam. Aga selle graafiku, isegi kui ta õige ei ole, et tema põhiline näitlikustamise asi on see, et kui me teeme veel rohkem tuuleparke, siis meil päriselt need valged kohad ära ei kao ikkagi, nad muutuvad väiksemaks, aga meil lähevad need tipud kindlasti suuremaks. Et see tendents on kindlasti olemas. Kuskil on siukene optimum. Mis see optimum Eesti jaoks on? See on siuke väljamõtlemise küsimus. Me võime küsida seda, et palju meil energiat vaja on. Siis me võime küsida seda, palju me tahame energiat, palju me soovime energiat tarbida. Ja siis võime küsida, palju me saame tarbida. Soovid ja vajadused ei ole synonüümid. Me võime soovida väga palju, kui meil ei ole raha seda osta või kui meil ei ole võimalik seda osta tehniliselt, siis selle sooviga pole midagi peale hakata. Aga kui me neid soove väga pikalt ette teame, siis me võime võib-olla mõistlikult planeerida ja viia soovid ja vajadused kuidagi balanssi. Ja siin juures üks asi on see, et me oleme praegu olukorras ja see on nüüd tingituna sellest kahetsusväärsest olukorrast, mis maailmas on, kus meil on nagu kõigist puudu. Aga selles olukorras ei tasu minna ülearu optimistlikuks ja arvata, et kõike vähegi, mis vaja, mis saab teha, on vaja teha. Mingisugune ülempiir tuleks ka panna. Ehk siis ülempiir, mida mina mõtlen energia juures, on see, et kas ja kui palju me peame Eestis energiat rohkem tootma sellest, mis me ise tarbime? Ma ei tea. Mina ütleksin, et mitte liiga palju, aga see on ainult minu arvamus. Kokkuvõttes on see siukene poliitiline otsus. Me võiksime ju toota nii palju, kui meil vaja on, ainult natukene rohkem, millegiga tahaks ikka kaubelda ka. Aga kas me peaksime näiteks tootma 3 korda rohkem, kui meil vaja on? Kahtlane. Me läheme millegagi kompromissile, aga see on otsustamise koht. Ja siin ma ootan ka hää meelega teie kõige tagasisidet. Mitte selle kohta, et kui palju meil peaks kiiresti olema, vaid kas on ülempiir, milleni me näiteks võiksime jõuda või millest üle poleks mõtet minna. Baasstsenaariumi järgi elektritarbimine, siin on nüüd lõpuks ometi üks graafik, mis läheb ülespoole. Et inimesed on harjunud ainult neid graafikuid nägema, et arvavad, et kõik, mis ülespool läheb, on hea ja kõik, mis allapoole tuleb, on halb. Tulevikus loodetavasti on ikkagi vastupidi. Siin on nüüd energia tootmise palett, mis on jaotatud siis suurelt jaolt ära päikese, maismaatuule ja meretuule vahel tulevikus. Proportsioonid sellisel moel, et Eesti siseriiklik baastarbimine on kaetud. Ja sellele vastab installeeritud võimsuste areng siis sellisel moel. Me tõime siin eraldi välja ploki, mis on meretuulikud ekspordiks. Ehk siis see osa, mis teatud mõttes on nice to have, aga võib-olla ei ole ilmtingimata must to have. Samas tulles tagasi selle teise graafiku juurde, mida ma näitasin, tõsi on ilmselt kuskil nende kahe vahepeal. Ja me peaksime selles tempos olema kindlasti vähe kiiremad ja tegema kiiresti ära selle, mis on juba võimalik teha. Ajatelg on nüüd see asi, mida ma pikalt siin kommenteerima ei hakka. Ajatelle peal on meil pandud kirja tegelikult kõik tegevused, millega tuleks alustada kohe selleks, et sellised stsenaariumid realiseeruksid. Nüüd on kiirused suuremad, tegevused samad.
Ehk siis kõiki neid asju, mis siin kirjas on meil ilmtingimata vaja teha, aga osasid neist on vaja teha kiiremini, kui me praegu ette nägime. See ei puuduta neid 2022 aasta tegevusi. Need 2022 aasta tegevused on endiselt täiesti adekvaatsed ja nii maksusüsteemi muudatusi kui biometaani regulatsiooni kui pumphüdroelektrijaamade ehituslubasid on meil kindlasti kõike kohe vaja. Üks oluline punkt, mis salvestusteenuste ja süsteemiteenuste turgu siin on pärssinud ja mida natuke ka härra Sutter puudutas, on regulatsioonide puudumine hetkel selleks, et nii salvestust kui süsteemiteenused oleks võimalik arendada. Jutuajamised Eleringiga on natuke meid selles küsimuses rohkem valgustanud. Need regulatsioonid on täiesti väljatöötamisel ja ilmselt see aasta nad saavad ka valmis. Kas need otsustatakse rakendada endiselt aastast 2025, nagu praegu meie lahtihaakimise graafik ette näeb, või tuuakse natuke varasemaks, oleks mõistlik tuua varasemaks, siis on võimalik teha ka vastavaid investeerimisplaane kiiremini. Ajateljes on meil 2030 nähtud ette, et võiks töös olla umbes 1000 megavatti jagu rohkem maismaa tuuleparke sellest, mis praegu on. Kui meil on praegu olemas, Rene paranda mind, kui ma eksin, et kas meil on praegu installeeritud 320 megavatti, 320, näed siis ei eksinudki, ära paranda. Praegu on installeeritud 320 megavatti maismaa tuulikuid, see aasta tuleb natuke juurde. 144 tuulikupositsiooni on praegu olemas, mis katavad selle 320 ära. Kui meil on vaja saada 1300 kokku, siis kaasaegset tuulikuid juurde tähendab see umbes paarsada, mitte rohkem. Ja see ei ole tuhandeid, see ei ole isegi, see mitte mingil juhul ei ole 10 000 ja mitte mingil juhul ei tähenda see terve Eesti täisehitamist tuulikutega. See tähendab mõistlikult arvu tuulikuid, aga tuulikuid, mis on suuremad ja võimsamad kui need, mida praegu nähtud on. Eesti Energia plaanib sel aasta ehitada oma tuulikud võimsusega 4,5–5 megavatti tükk, ja need lähevad siis 5 tükki paika. Nii võimsad siiamaani ei ole olnud. Maismaa tuulikute puhul on eeliseks praegu veel see, et nende investeering on võimalik teha A kiiremini ja B odavamalt võrreldes meretuuleparkidega. Aga odavamalt siis välja makstud raha kaudu. Praegu on arvestuse järgi kuskil 1,2 miljonit megavatti eest maismaa tuulikute puhul, 1,8 meretuulikute puhul. Aga meretuulikute tööaeg on oluliselt pikem kui maismaa tuulikute, nii et kui me taandame selle peale ära, proportsioon enam nii hea ei ole. Maismaa päikeseparkide puhul arvestatakse investeeringuga ja mis siin arvestatakse, ma ehitan ise iga aasta mõne, on circa 600 000 megavatti, ütleme 600-700 000 megavatti kohta, aga töötunde on aastas ainult 1000. Ometi ollakse kõige rohkem peale makstud ja kõige rohkem Eestis toetatud maismaale paigaldatavaid siis päikseparke. Olulise komponendina on siia sisse toodud metsade CO2 sidumine 2,5 miljoni tonnini aastas. Miks see energia teekaardis on väga lihtsal põhjusel? Me ei suutnud siduda ära kogu süsinikku sellisel moel, et energia käitumise muutumisega oleks see kaetud. Kuskil on vaja see, mida me ei ole suutnud ära siduda ja selleks Eesti loodusel on piisavad võimalused olemas ja neid loodusvõimalusi tuleb ära kasutada. Selle numbriga aastaks 2040 eeldame, et on vaja jõudnud ja võimalik jõuda tasemeni 3 miljonit tonni aastas. Tulevik 2040 baasstsenaariumid seisuga. Meil on 2040 olemas 1400 megavatti maismaa tuuleparke, mis on siis 1100 rohkem kui praegu ainult. Meil on 1000 megavatti meretuuleparke siseriikliku võimsuse tarbimise katmiseks. Toonitan, siseriikliku tarbimise katmiseks. 1300 megavatti päikesepaneele, mis on ainult 800 megavatti rohkem kui praeguseks installeeritud 500. Ja meil on olemas balansseerimiseks erinevat juhitavat võimsust. Meil on olemas palju salvestusvõimekust, mida meil praegu ei ole, ja salvestusvõimekus on lühiajaline juhtimine. Ja meil on olemas elutähtsate teenuste tagamise ulatuses kindlasti ja kriitiliste teenuste hulgas ka baaskoormust katvad koostootmisjaamad ja meil on selle stsenaariumi järgi olemas ka
kindlasti gaasiturbiinid Kiisal, mis meil praegugi on olemas ja mida aeg-ajalt kasutatakse. Kas nad töötavad maagaasi peal või biogaasi peal, tulevikus biogaasi peal. Meil siin on väikses koguses veel lõppstsenaariumis maagaasi sees. Kas ja kui palju kriis on mõjutanud teekaarti? Suunad on samad, rakendamise kiirus peab tõusma. Selleks on võimalused olemas ja kindlasti juba ka kasutamisel ja läbirääkimisel Vene torugaasi elimineerimine ennaktempos. Juba peaaegu otsustatud valitsuse tasemel LNG terminali rajamine ja biometaani tootmise kiirem laiendamine, ehk siis ühe teravatt-tunnini aastas on võimalik jõuda 5-6 aastaga. Ja ühiskondlik kokkuleppe ja arusaam, et praeguseks juba ettevalmistatud taastuvenergia projektid tuleb rakendada kohe ja nende rakendamist strateegiliselt oluliseks pidades takistused teelt tuleb kõrvaldada. Õnneks ka selles suunas tegevus käib. Energeetilise julgeoleku tagamiseks ja maagaasist loobumiseks nii soojus- kui elektrimajanduses tuleb lõpetada energeetilise puidu väljavedu. Väljavedu ei ole Eestile mitte ainult julgeolekurisk, aga ta on ka majanduslikult otseselt kahjulik, sellepärast et CO2 krediidid kasseeritakse sisse seal riigis, kus see puit kasutatakse, mitte siin. See on Eestile otseselt rahaliselt kahjulik. Ja kui nüüd võtta siukene väga jäme bilanss Statistikaameti andmete põhjal, siis meilt viiakse iga aasta, nüüd viimase 3 aasta jooksul on välja viidud circa 7-8 teravatt-tunni energia ulatuses tahkeid biokütuseid. See on väga palju. Ja see on see kogus, mis Eestis tarvitades annaks Eestile nii julgeolekuriski kui majanduslikku edu välja viies, ta ei anna ei üht kui teist ja keskkonna mõistes, mida kaugemal bioloogilise kütuse tekkimisest seda kasutatakse, seda väiksem on energeetiline kasutegur. Kui Eestis maha võetud mets tuuakse välja, kuivatatakse ära, viiakse laeva peale, transporditakse laevaga Inglismaale, seal transporditakse jaama, siis tema energeetiline kasutegur võrreldes sellega, mis on kasutamine Eestis, väheneb umbes 5 korda selle teekonna jooksul. Ja keskkonna mõistes ja rohetigi mõistes on seda selgelt liiga palju. Aga siin saalis olijatel on see kindlasti arusaadav ja ei vaja täiendavalt selgitamist. Aga ma selle slaidiga ka lõpetaks, sest strateegilistest oluliste projektide loetelu koostamise otsus on vähemalt valitsuse tasandil olemas. Kui kiiresti seda koostatakse, kuidas seda realiseerima hakatakse, sellele me saame kõik kaasa aidata. Ehk siis suunad on samad teekaardiga, kiirus võiks olla erinev ja ma olen nüüd nõus, et ambitsioon võiks olla ka suurem. Kuigi väga paljud ilmselt seda ambitsiooni arvamust ei jaga. Ja eelarve kohta nii palju, Andres mainis korra, et jah, meil analüütilises modelis on aastate kaupa vajalikud investeeringud siis arvestatud välja tänaste parimate teadmiste puhul ja kogu teekaardi rakendamise maksumus 15,8 miljardit selle perioodi jooksul ja sellest hoonete renoveerimise ehitussektori poole peale circa 10, mis on palju, aga see raha kulutatakse ära ehitussektoris nagunii selle perioodi jooksul. See ei ole üldse palju. See on kolmandik ehitussektori iga aasta, sest kui me taastame aastate peale ära. Oluline on see, kuidas seda raha kasutatakse. Mitte seda, kas seda kasutatakse. See raha kulutatakse nagunii. Aga ma tänan teid tähelepanu eest, rahu, tervist ja energiat kõigile ja küsimused on teretulnud, ettepanekud veel rohkem.